me saime Courmayeurist Chamonix'i, eks me saime läbi selle suure mäe. See ei läinud meil täiesti libedalt. Johannes mainis, et meil on kütusega kehvasti täpselt enne seda, kui me olime tunnelisse sõitmas. Ja ma vaatasin, et okei, meil on 0 kilomeetrit järgi ja siis me keerasime otsaringi, me läksime tanklasse. Meil on autos 70-liitrine paak ja meil läks kütus sinna 69,8 liitrit. Ehk siis tuli välja, et me oleks nagu jäänud mingi umbes 100 meetrit selles tunnelis seisma. Aga õige pea sattusime uue probleemi otsa. Prantsusmaa liikluseeskirjad. Ja sul sõitsid 56-ga 50 alas. Ja me saime ühe penalti pointi, aga ma ei tea, mida see tähendab. See on kõik nii kallis. Ma sain mingi kuradi... ma sain -1 punkti endale kuskilt. Sellele järgnes ka korralik vihmasadu. Nii et terve meie päev möödus peamiselt autos passides. Me oleme paigas, mida nimetatakse Prantsusmaa mägirattasõidu mekaks. Morsiin. Meie kõigi jaoks on see ala küllaltki värske, kuigi mul on kogemust 2-rattalise motospordiga, ehk siis äkki mul õnnestub midagi teile õpetada ja vaatame, kuidas meil täna see rattasõit välja tuleb. Paistab, et siin külas on isegi treppidel mountainbike'i vastased takistused, et see ei tuleks trepist alla. Looking to rent mountain bikes. Today? I think the Rocky Mountains are good for us. And I have €1, Rocky Mountain altitude is €95. And I... I'm excited. See on nii cool. Ma olen sillas sellest lihtsalt. Nii siis, me saime oma rattad kätte. Me oleme ostnud ära oma tõstukipassid ja peagi valmis minema oma esimesele mäest alla laskumisele. Okei, mingid asjad, mida oleks vaja teada. Pidurid, esipidur, tagapidur. Esipidur tegelikult pidurdab tõhusamalt, aga sellega tuleb lihtsalt natuke ettevaatlik olla, sest kui sul läheb esiratas loha või plokki, siis sul võib kaduda kontroll. Tagapiduriga on natuke kindlam. Sõidupositsioon tõenäoliselt võiks olla midagi sükest, et sa oled suhteliselt nagu püsti, nagu ma ütlesin, küünarnukid suhteliselt üleval, et sa oled valmis nagu ratast oma kehaga kallutama, mitte nagu käed sedasi, vaid pigem ikkagi nagu aktiivses asendis. Ma ei tea, vaatame, kuidas meil asi välja tuleb. Ma olen ülihyped. Nice, thank you. Kuigi ma sain täna ainult 2 tundi magada, sest me magasime kõik 3 autos ja väga kitsas oli. Nüüd sööb padukat. Me reisime sisse. Ma olen veendunud, et Kaarel tuleb varsti siia täna. Skuisib siia jälle. Siis meil on veel kitsam ja veel rõvedam. Jaa. Oh man. Ja siis nagu nüüd ma olen lihtsalt nii haigadakas. Me saime siit kaardi. Põhimõtteliselt meil on võimalus minna üle Alpide harja Šveitsi, kui me tahame. Meil on kogu see ala on meie mänguväljak tänaseks. Vaatame, kuidas meil asjad kulgevad. Ma sai raha täiesti otsa. Peame tänasega kogu emotsiooni kätte saama. Alguses vaatasime, kuidas professionaalid seda teevad. Ning siis läksime juba ise rajale. 2 tunni pärast lubas korralikku vihmasadu, nii et pidime antud ajast maksimumi võtma. Me oleme valmis minema oma esimese värava juurde. Võtame alguses hästi rahulikult, kui mingid hüpped ja asjad on sketšid, siis ma arvan, et saab alati kõrvalt minna. Ja vaata, mis saab.
mees! Nii haige! Ma olen see mu üks elu kõige funnimaid asju, mis ma olen teinud. Oh my god. Nagu ma sõidan batuudiga, mul on kaasas kantav batuut. Teem käed võtab täiega läbi nagu gripi, need. Woo! Oh yeah! Voilà, super, ok, magnifique. Donc c'était justement de mettre les titres eufooriline. Mul on nii haigelt lõbus. Ma olen alati tahtnud teha seda. Ma olen siin kohal. Räigelt fucking äge on. Praegu siin on nagu, me oleme nagu mingid Turassal jänesed lihtsalt. Väga haige. Nagu me kartsime päeva alguses, siis meil hakkas vihma sadama. See eelmine koht ei olnud veel tegelikult Šveits. Me proovisime saada Šveitsi, aga siin on hästi palju kive. Ehk siis see koht, kus me alguses Morsiinis sõitsime, oli räigelt hea kvaliteedi, kes oli nagu park. Aga mul on tunne, et praegu me sõitsime rohkem nagu kas naturaalsemas kohas või nagu igatahes siin on räigelt kive. Ja see ei ole üldse nii lõbus. Ehk siis me lihtsalt pöörasime otsa tagasi ja me lähme Morsiini tagasi, et pargis sõita. Nagu minu lemmikosa on definitely need hüpped. Kaarle meeldivad need paunad, kurvid. Siin hakkas räigelt nüüd vihma sadama ja me oleme tõstuki peal ja siin on haigelt külm. Nagu see, et tuul tõmbab ja vihma sajab peale. Nagu kui me sõidaks praegu mingi puude vahel, oleks täiega chill vaata. Aga täiega külm on praegu. Kogu see räpasus välja arvata ja kogu see muda, siis tegelikult väga lahedad outfitid on. Mulle täitsa meeldib see kiiver ja... Põhimõtteliselt me saime mingi 4 tundi sõita ja siis hakkas vihma sadama. Ja kõik tõstukid pandi kinni, sest et kui on äikesoht, siis tõstukid ei sõida. Ehk siis meil oli selline moment, kus meie ja mingi 100 teist mountain bikerit olid järsku kõik mäe otsas ja meil oli vaja sealt kuidagi tagasi siia külla saada. Nii et kõik hakkasid mööda autoteed tulema ja see oli üks nagu ägedamaid hetki üldse. Meil oli siuke biker gang. Kõik tulime jalgratastega autodest kiiremini mööda seda kurvilist alpiteed alla. Ma olen esimene, kes praegu autosse sai veits püksatan olla. Kõik mu riided on märjad, mu 2 jalanud on märjad. Meil ei ole 2 ööd olnud kuivust õues. Eks kõik asjad on põhimõtteliselt märjad. Kui me sõitsime mööda asfaldit mäest alla, mööda neid serpentiine, seal saab nii palju padukat, et sa põhimõtteliselt ei näe mitte midagi. Sul on nagu silmad kissitad, su ees on veel mingi 5-6 jorssi. Te kõik kimate nagu põhimõtteliselt täiskiirusel. Ma arvan mingi 40, võib-olla 50 kilta tunnis mingitel hetkedel. Ja see oli üks kõige joovastavamaid tõesti hetki, mida ma võib-olla oma elus olen viimasel kogenud. Kujutage ette, kui selline olukord, nagu teil praegu oli, saaks olla ükskõik millise tee peal, sest sul on mootor ja sa saad sõita 2 korda veel kiiremini. Kui sa sõidad mootorrattaga. Eestis ei ole isegi sellist teed. Eestis ei ole ühtegi sellist teed. Jaa, lihtsalt ma räägin nagu, võib-olla veits saab aru, et mis võlu on mootorrattaga sõitmisel. Mul pole kunagi nii ilusat hetke olnud, kus ma olen lihtsalt
siis mingi täiesti võõrad, siis need poisid siin nagu loodus, mingi hull, ülilusad pilved, näed, nagu see oli lihtsalt täiesti, kuigi ma olen täiesti katki, sest et ma käisin vahepeal täitsa käna, ma läksin natuke liiga hulluks, mul on natuke nagu mingeid auke käes, aga nagu need ei peata mind, sest et see on nii haige adrenaliin. See bond, mis sa saad nende inimestega seal või nagu, et sul on tunne, et nad on kohe suga sõbrad, sest te sõidate koos seal. Nagu, et kõik, kes su kõrval olid ka täiega homid, nagu see tunne. Johannes on mulle 2.50 sees, sest ta arvas, et me olime Šveitsis, aga me ei olnud Šveitsis. Üles ja alla viib vallatu tee. Ma sõin liiga palju kummikomme, ma olen natuke äksi täis. Nüüd me saame siit külast ära minna. Aga kuhu me lähme? Me lähme Münchenisse. See on nii halb! Kuulge, me ei pane seda sinna. Münchenisse surfama jõe peale ja see tuleb väga crazy, nii et palun vaadake seda viimast. Kas sa pead päriselt paluma televaatajaid vaatama? Shut the fuck up. Karel on mitte millegi rahul. Kas sa arvad, et meil on vaja paluda televaatajaid, et kindlasti vaadatakse? Reitingud ei tohi langeda. Kuhu poole München jääb üldse? Golden brown texture like sun lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Mina olen siin jäänud natukene haigeks. Võib-olla need viimased päevad nii palju nagu füüsilist tööd ja sporti. Ma võtsin mu keha veits läbi ja siis täna öösel ma magasin 6 tundi külmas, siis märkasin täna hommikul päris halvasti. Nüüd mul on siuke veits palaviku tunne, nohu ja proovin vastu pidada reisi lõpuni. Hetkel ma olen siis sõitmas viimased kilomeetrid Prantsusmaal ja me kohe ületame Šveitsi piiri. Palli tervist veits arvesse võttes ja ka lihtsalt ise tegelikult veits hakkab kopp ette tulema. Ja ma väga usun, et Šveits on väga ilus, sest tegelikult meie tänane eesmärk on lihtsalt põhimõtteliselt Šveitsist läbi sõita ja siis me proovime jõuda Saksamaale, et homme hommikul surfama minna. Vaata, ta on siin. Okay. Oh, let's go. Oota, ta peatub. Ei, lõpeta ära. Vahepeal ei ole midagi toimunud. Me oleme umbes 3 tundi läbi Šveitsi sõitnud ja 2 tundi on veel. Rahvale. Tere, see tuleb rahvale. See on nii rahvale. Oh my, what the fuck? Death diving spot lihtsalt. Me jõudsime lõpuks Saksamaale ja me jäime umbes 100 kilomeetri kaugusele Münchenist siis öömajale. Joo, hommik! Rekordmärksin. Me jõudsime Müncheni. Siin on mingi kuumalaine, õues on 30 kraadi, ehk siis me oleme kuskil parklas, maa all, konditsioneer mäksime ja sööme, sest et me oleme esimest korda üle nagu mingi, ma arvan, nädala kohas, kus on normaalsed hinnad, sest et me ei ole enam mägedes, me ei ole mingi Šveitsis. Ehk siis me just sõime suht palju. Nüüd me lähme vaatame selle koha üle, kus peamiselt surfatakse ja kogu selle rannaala, mis on räigelt lahe. Ja siis vaatame, kust me ka endale saaks surfilaua. Camel League. Kui mingi koht väärib suve pealinna nime, siis ma olen täiesti veendunud, et see peaks olema München. See rannaskene siin on lihtsalt nii ilus. Mingi 100 inimesed lihtsalt virvendavad su silme ees seal muru peal. Ja kogu see surfi asi on täiesti ulme. Ma isegi ei suuda aru saada, kui keeruline see on. Ja kui lahedad nad on. Me hüppame Müncheni jõkke ja hulbime kuskile poole. Siin peaks olema umbes kilomeetri pikkune jõgi, nii et me vaatame, mis värk on.
2, 1. Väga huvitav tegevus. Peale 5 minutit ei olnud me jõudnud isegi poole peale. Aga kuna Alpi liustikust pärinev vesi oli väga külm, siis oli meil aeg välja ronida. Meil oli üks kõige kahtlasemaid alguseid ööle, sest et väga palav oli ja väga palju sääski, eks me pidime kogu aeg otsustama, kas me teeme akna rohkem lahti ja siis me saame hingata, aga siis on rohkem sääski. Eks me olime täiega cooked, meil oli kõik täiega halvasti. Aga praegu on hommik, see laine töötab, mingid inimesed juba sõidavad, nii et vaatame, kas ka mina või Kaarel saame sellega hakkama. Ütleme nii, et surfamine osutus oodatumast natukene keerulisemaks. Kaarlil ja Johannesel ei tulnud sellest väga midagi välja. Eile oli hästi soe, sellepärast ma mõtlesin, et säästan raha ja ma ei võta wetsuiti, aga täna on umbes 24 kraadi ja nii, ehk siis tegelikult peale paari sõitu ja seal palju rivis ootamist läheb suht külmaks. See jõe peal surfamine on väga huvitav, sest et ta on üllatavalt vähe sarnane tavalise surfamisega. Kui tavalises surfamisel sa liigud laine peal, sul on kogu aeg tunne, et sa nagu liigud alla ja liigud koos lainega edasi, siis siin sa kuidagi oled teatud laadi trenaažeri peal ja mis on tegelikult probleem on see, et siin ei ole eriti hull barrier of entry, sa saad väga kergesti proovida laine peal seista. Ja see learning curve ei tundu ka olevat väga paigast ära, aga milles on probleem on see, et see laine on ainus laine, mis sobib algajatele. Ehk siis see on lihtsalt kogu aeg üle rahvastatud. Ja siin on kogu aeg umbes 25-30 inimest ja selle tõttu sa saad lihtsalt väga vähe laineaega, kui sa pead kogu aeg rivis seisma. Ehk siis väga raske on saada paremaks. Mitte sellepärast, et see on nii raske, vaid lihtsalt sellepärast, et ma olen tõenäoliselt alla minuti kokku olnud laine peal. Johannes sai ühe võimaluse veel proovida, kuid ega ka seekord teda heldemalt kohelnud ning surfamine jäetigi selleks korraks sinna paika. See tegevus oli täna minu jaoks veits liiga raskeks, aga kogu seda süsteemi siin on väga huvitav vaadata, sest kui vahepeal sõitsid need parvetajad siit läbi, siis laine läks näiteks katki. Ja siis nad pidid timmima mingeid asju ja lihtsalt ootama, et see laine hakkaks uuesti tööle. Hoolimata sellest, et reisi viimasel päeval jäi meil surfamisoskusest vajaka, olime me nende 3 väga seiklusrohke nädalaga enam kui rahul. Ma arvan, see on mu elu kõige naljakam reis olnud näiteks. Naeratan elule ei olengi mingi, et wow, need on need head ajad. Ma arvan, et arvestades meie kontoseisu ja energiavarusid, siis on aeg sellele reisile joon alla tõmmata. Aitäh, et vaatasid Eesti madalaimate standarditega reisisaadet. Low profile ja low key lähenemine. Siis keskaja päevad. Need on vist 3 päeva kokku. Eile, täna ja homme. Ja ega see mees on inglis. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. I think he just drank too much and that's the problem why we're doing this right now. Really fantastic. You look pretty good down here, but you ain't really good. That's it. No. Mis teeme nüüd? Näeme ära lihtsalt. Ciao. Ciao. Me saame hakata Poolas sõitma nüüd. Läbi. Ciao. Tricking session. Hakkab tricking session. Golden brown texture like sun lays me down with my mind she runs throughout the Kebab. Aga teate, mis ma tahan pärast kebaabi või? Jäätist.
Ula peal Alpides